Tere, mina olen Katri, olen Rimi toitumisnõustaja ja toitumisterapeut. Ja täna olen siin, et rääkida suhkrust. Räägime, missugused on erinevad suhkrud, kus neid leidub ja mida sa kindlasti nendest teadma peaksid. Kindlasti oled kuulnud sõna suhkur. See aga on kokkuleppeline mõiste ja sinna alla kuulub palju erinevaid süsivesikuid, aga me kutsume neid kõiki suhkruteks, sest nii on lihtsam. Näiteks leidub suhkruid nii õunas, banaanis ehk siis puuviljades, aga näiteks ka marjades erinevates. Suhkruid leidub veel ka köögiviljades. Meil on siin paprika näiteks. Porgandis leidub suhkruid. Ja ka peedis. Isegi tomat on tegelikult puuvili, mis sisaldab suhkruid. Võib-olla oled sa rohkem kokku puutunud sellise suhkruga. Siin on mul 2 erinevat suhkrut välja toodud. Nende vahe on see, et üks on natuke pruunima välimusega ja teine on selline ilus valge. Seda suhkrut me kutsume saharoosiks ehk lauasuhkruks. Paljud inimesed tihtipeale arvavad, et pruun suhkur on kasulikum meile kui valge suhkur. Tegelikult see aga nii ei ole, sest et see erinevus on ainult 0,01%, siis tegelikult ei ole vahet sellel. Organismis ehk siis meie kehas mõjub see suhkur ikkagi samamoodi. Enamik toidud ja joogid, mida me sööme igapäevaselt, sisaldavad erinevaid suhkruid. Selleks, et sa liiga palju suhkrut ei tarvitaks, on hea kinni pidada lihtsatest reeglitest ja mõned nendest on juba sellised, mida sa kindlasti teed. Näiteks see, et iga päev sa sööd 3 korda päevas sellise toidukoguse, on see siis hommiku, lõuna või õhtusöök, mis sisaldab palju erinevaid köögivilju, kus on välja toodud, sisaldab ka siis teravilju, näiteks on see kartul või on see makaron või on see näiteks tatar ja siis on ka seal valgud. Ja toitumise koha pealt on oluline, et meie söögikord sisaldaks nii valku, rasva kui süsivesikuid. Ja nüüd need suhkrud, millest me täna räägime, kuuluvadki sinna süsivesikute alla. Mõned toidud veel, mis sisaldavad suhkruid, mida sa igapäevaselt ilmselt tarvitad, on näiteks piimatooted, kus esineb looduslikult suhkruid. Teinekord ka mahlas, mida sa jood, on see apelsini või õunamahl, seal on palju suhkruid. Aga võib-olla sind huvitab see, kui palju suhkruid sa tohid päevas tarvitada. Ja kui me räägime kommidest, kookidest ja maiustustest, siis on hea meeles pidada, et kui sa sööd iga päev korralikult 3 söögikorda ja võib-olla on seal ka mõned vahepalad, näiteks õuna või banaani või pähklite näol, siis hea aeg selleks kommisöömiseks on näiteks peale seda suuremat söögikorda ehk siis magustoiduks. Kui sa sööd kommi näiteks tühja kõhu peale või midagi väga magusat nagu kooki tühja kõhu peale, siis see ei ole sinu tervisele väga hea. Aga kui sa sööd täiskõhu peale magustoiduks, siis ei ole see üldse nii hull. Ja loomulikult on oluline alati jälgida ka, et sa ei liialdaks. Üks portsjon magusat on sinu vanusele lapsele, ütleme selline 1-2 teelusikatäit suhkurt või pool teelusikatäit mett näiteks. Mesi sisaldab suhkurt, aga ainult 80%. Sarnased veel sellised siirupid, mida me suhkruks peame, on näiteks agavisiirup ja vahtrasiirup. Ja need 2 sellist siirupit
on väga populaarsed just nende inimeste söögilaual, kes ei tarvita, kes viljelevad sellist erimenüüd, näiteks veganid. Nemad siis mett näiteks ei tarvita, nemad tarvitavad ainult neid suhkruid ja neid siirupeid. Küll aga on hea teada, et need siirupid, nii vahtrasiirup kui agavisiirup, tulevad meie juurde kaugelt maalt lennukiga ja seetõttu ei ole nad väga head meie planeedi heaolule. Nii et kui sul on võimalik, siis mina soovitan sul ennekõike tarvitada Eesti mett või siis sedasama suhkurt, mida sa juba oled tegelikult harjunud sööma. Miks siis räägitakse, et suhkur on selline toit, millega ei tohi liialdada ja tuleb seda süüa mõõdukalt? Seda seetõttu, et sellest suhkrust me saame palju energiat. Kui sa hommikul üles ärkad, on väga oluline, et sinu aju saaks väikese koguse suhkrut. Siis sa ärkad paremini ülesse ja oled koolis hea tähelepanuga ja kuulad hästi. Küll aga, kui me tarvitame liiga palju seda suhkrut, siis me saame liiga palju energiat. Ja kui me ei liigu piisavalt, me ei tee trenni, võib-olla jääme päevaks istuma liiga palju, siis tegelikult see energia ei saa kulutatud, vaid ta jääb meie kehasse. Hea on ikkagi, inimesed on mõeldud jooksma, tantsima, mängima ja naerma. Peaasi, et oleks lõbus. Kui sa küsid, millest suhkrut tehakse, siis tegelikult saab suhkrut teha mitmetest puuviljadest, aga tavalist suhkurt, nagu seda valget ja pruuni siin, neid tehakse suhkruroost. On olemas ka selline suhkur, sellist pruuni värvi, mida tehakse kookospalmist. Ja tegelikult saab suhkrut teha ka peedist. Teinekord lisatakse toidule juurde toiduainetööstuses suhkruid ja neid me kutsume lisatud suhkruteks. Lisatud suhkrud on siis need suhkrud, mida lisame toidule juurde, mis juba ei ole algselt seal. Näiteks siin õunas on looduslikud suhkrud. Aga näiteks kui sa teed kodus süüa ja lisad sinna teelusika täis suhkrut toidu juurde, siis me kutsume seda lisatud suhkruks. Ja need suhkrud, mis on siin puuviljades, näiteks banaanis, pirnis, selles paprikas, köögiviljades, neid suhkrut sa ei pea kartma, sest et nemad on sellises ilusas komplektis, et seal on juures veel ka vitamiinid ja mineraalid ja need on meie tervisele väga, väga kasulikud. Küll aga siin selles valges suhkrus ja pruunis suhkrus, siin ei ole neid vitamiine ja mineraale, mida sa leiad õunas, paprikas, banaanis ja pirnis. Söögi tegemisel tihtilugu pannakse natuke suhkrut juurde, sest et see toob parema maitse ja teinekord on täitsa retseptis kirjas, et tuleb natuke suhkrut lisada. Sellisel puhul on hea meeles pidada, et see suur toidukord, mis valmistatakse, et kui sa paned sinna ainult 2 teelusikatäit suhkrut, siis tegelikult see on väga väike kogus, kui terve pere seda sööki sööma hakkab ja sa ei pea selle suhkru pärast muretsema. Aga vaatame nüüd, kas meil on tulnud küsimusi. Ahaa, väga tore. Meil on tulnud selline küsimus. Kas tavaline šokolaad on parem kui näiteks Skittlesi kommid või Snickers? Oleneb muidugi, mis see tavaline šokolaad on, millega me seda Skittlesi kommi võrdlema hakkame. Aga
ma julgen pakkuda, et suhkrusisaldust on neil mõlemal palju. Kui on tegemist näiteks tumeda šokolaadiga, on olemas tume šokolaad ja siis on olemas piimašokolaad. Nüüd tumeda šokolaadi sees on vähem suhkrut kui piimašokolaadi sees. Et piimašokolaadi sees on kindlasti lisatud suhkrut, teinekord lisatud ja samuti ka siis see piim, mida kasutatakse selle piimašokolaadi valmistamisel, on tegelikult ka suhkur. Seda piimasuhkrut me kutsume laktoosiks. Ja kui me toome nüüd kolmandaks siia Snickersi veel juurde, siis Snickersis on ka palju erinevaid lisatud suhkruid. Teinekord kutsutakse suhkruid väga erinevate nimedega. Me teame, et võime kutsuda suhkurt pruuniks suhkruks, valgeks suhkruks, palmisuhkruks, meeks, agaavisiirupiks. Siin on vahtrasiirup veel ja tegelikult on toiduainetööstuses palju erinevaid nimesid veel. Kui sa võtad šokolaadipaki ja hakkad lugema sealt neid erinevaid suhkruid, siis tegelikult sa saad ka välja uurida, palju neid erinevaid suhkruid sinna lisatud on ja kuidas neid kõiki kutsutakse. Snickersi sees on selline suhkur, mida me kutsume glükoosi fruktoosi siirupiks ja see on nüüd lisatud suhkur. Seda tehakse maisist. Vaatame, mis küsimusi meil veel tulnud on. Kolmas klass küsib, mille poolest erinevad valge ja pruun suhkur ja kumba eelistada. See ongi tegelikult see, millega paljud inimesed eksivad, et valge suhkur ja pruun suhkur on ainult nii palju erinevad. Tegelikult on tegemist lihtsalt sellega, et ühel on pruunim värvus ja see valge suhkur on lihtsalt valgem. Seda valget suhkurt on siis rohkem töödeldud ja pruuni suhkurt natukene vähem ja sellepärast see värvi erinevus. Aga meie kehas, kui me sööme seda, mõjuvad nad täpselt meile samamoodi. Nii et tegelikult on tegemist samasuguste suhkrutega ja vahet ei ole, kumba sina eelistad. Oluline on see, mis koguses sa seda suhkrut iga päev siis tarvitad. Vaatame, kas meil on veel mõni küsimus tulnud. Miks mul on pidevalt magusaisu? Kas õun aitaks? Väga hea küsimus. Tihtilugu on kõht nii tühi ja siis meie keha juba väga isutab selliste lemmiktoitude järgi. Selliste toitude järgi, kust me saame palju energiat. Ja kuigi šokolaad võib olla see, mille järgi sul isu on, siis tegelikult, või komm, mille järgi sul isu on, siis tegelikult sellest õunast sa saad nii palju rohkem kasulikke toitaineid oma kehale. Sellepärast, et õun sisaldab veel ka kiudaineid, mis siis aitab ja toitaineid, vitamiine, mineraale, aga kiudained on sellised toredad süsivesikud, mis aitavad takistada siis sellel, et see suhkur, mis me siit saame, et see ei mõjuks meile nii kahjulikult. Et need kiudained on siis selleks abiks, aga šokolaadis ei ole teinekord neid kiudaineid või üldse. Sellist šokolaadi mina ei olegi näinud, kus oleks palju kiudaineid juurde lisatud. Sellepärast siis õun on alati parem valik või banaan kui šokolaad või komm vahepalaks. Vaatame. Kuidas peedist saab suhkrut teha ja kas see on parem, tervislikum kui see tavaline suhkur? Peedis tehakse suhkurt üsna sarnaselt nagu suhkruroolegi,
et seal on mitu seda sellist protsessi, aga lõigatakse, kõigepealt puhastatakse peed, siis lõigatakse ka ta tükkideks või viiludeks ja siis niimoodi läbi selliste toidutehnoloogia võtete siis saadakse see suhkur siit kätte selle päris peedi käest. See kõik võtab natukene aega ja siis kuivatatakse seda, mis nad on sealt kätte saanud ja moodustubki selline kristallne suhkur. Kas peedisuhkur on kasulikum kui näiteks need teised suhkrud, siis samamoodi tegelikult vahet ei ole. Et meie organismis, meie kehas need suhkrud mõjutavad meid täpselt samamoodi. Vahet ei ole, kas ta on peedisuhkur, on see pruunsuhkur, valge suhkur, palmisuhkur või agaavis ja see agaavi ja vahtrasiirup. Vaatame, kas mõni küsimus on veel meil tulnud. Ahaa, kas ühes banaanis või ühes kommis on rohkem suhkrut? See on hea küsimus. Tegelikult banaan sisaldab palju suhkrut, aga kuna siin on ka need teised toitained, näiteks on seal need kiudained, on seal natukene valku, on seal vitamiinid ja mineraalid, siis tegelikult kui me banaani võrdleme kommiga, siis see banaan ikkagi on võitja. Et see banaan on ikkagi sulle kasulikum kui see komm, sest et banaanis on kasulikud mineraalained näiteks, mida kommis ei ole ja nemad toetavad sinu tervist, toetavad sinu ajutööd, et sul oleks hea tähelepanu, et sul oleks hea uni. Aga kommis on teinekord seesama kogus suhkurt, aga ei ole just neid kasulikke teisi toitaineid, nagu need mineraalid, vitamiinid ja kiudained näiteks. Vaatan, kas me jõuame ühe küsimuse veel teha. Ahaa, rohkem küsimusi ei olegi. Mina tänan, et te kuulasite. Soovin ilusat päeva jätku ja ärge unustage siis, et tegelikult vahet ei ole, kas on pruunsuhkur või valge suhkur, aga veel parem on, kui sa sööd banaani või õuna või miks mitte hoopis porgandi. Nägemist!